Karmen, hakkame peale, oled valmis? Pane raha ka nüüd, muidu läheb halvasti. Kui paned palju raha, siis ütlen väga täpselt, mis läheb halvasti. Kui paned natukene veel rohkem, kuuled midagi, mis hästi ka läheb. Õnn maksab palju raha. Ma panen sulle täringuid ka, nii. Kui tuleb 6, saad 6 last, kui tuleb 5, saad 5 last, tuleb 2, armastad 2 meest, kui tuleb 1, armastad 1 meest ja... Oi, siin tuli hoopis 4. Aga ega kõik mustlased ei ole sellised, on palju toredaid, kes teenivad raha ausal kombel ja sellist asja üldsegi õigeks ei pea. Tegime teile väikese mustlasetüüdi. Ja. Võrratu, aitäh, aplaus! Muidu Tartu kohalik mustlasхõim on läbi aegade olnud ikka viisakas, tagasihoidlik. Natukene salasigarette ja tablette ju ikka müüb, kes ei müüks. Aga need põhilised hobusevargad, need tulevad Luua kandist. Ettevaatust. Bravo! Avanumbriks kuulsite Habanerat Bizet ooperist Carmen, esitajaks meie oma primadonna, kes tutvustamist ei vaja, Siret Mets-Dubois, kes maailmalavadel Carmenit korduvalt ja korduvalt esitanud. Meie osaleme tänasel koosviibimisel rohkem taustajõududena, kuna meil on plaanis sügisel etendada Carmenit Tartus, ooperit, oma emakeeles. Ja, kuulsite õigesti, meie oma puhtas eesti keeles, armas Carmen. Ja seetõttu me korraldasimegi täna sellise väikese tuluõhtu ehk fundraiseri, et koguda natukene nii ainelist kui ka emotsionaalset toetust oma etenduse jaoks. Ja tere ka minu poolt. Mina tutvustan end kohe. Olen Ülle Laikits ning meie eestikeelse versiooni autor, tõlke autor. Aitäh teile. Meie Ülle! Ning lisaks meie sügisel etenduvas Carmenis teen piisikese rollikese nimiosa Carmeni. Aitäh teile! Stella Härja, Mikk Härja
meie teenime oma igapäevast leiba ooperikooris ja meie võrratu pianist Carmen Ževalski. Bravo! Meie tänase õhtu ülesehitus, loomulikult põhisõna on meie külalisel, kes räägib sellest kirglikust ooperist Carmen läbi oma kogemuse, aga samas saate kuulata laulunumbreid ja näha ka tantsunumbreid meie sügisel esietenduvast eestikeelsest Carmenist. Pange oma silma- ja kõrvapaarid valmis. Istume, jah? Istume. Palun. Istu mahale, jah? Nimelt on meil sügisel siis plaanis korraldada üks meeleolukas mustlasfestival Elagu Rooma riik. Meelega panime 2 hooga, et näidata selle riigi igavust. Igavsust, sest et tegelik Rooma riik on ju roomade riik, mis elab edasi meie lauludes ja traditsioonides. Jah, kõik said aru. No tegelikult mina ei teadnud enne, et mustlasi kutsutakse roomadeks. Ja selle festivali raames on meil siis soov teha Carmenit rühmatööna puhtas eesti keeles. Meie abielupaar kasvas välja rahvatantsurühmast Rumma Rumma. Seal me kohtusime, vabad ja vallatud. Aga umbes aasta tagasi tabas meid mõte, et nii nagu mustlased rändasid Indiast laia ilma, Venemaale, Ibeeriasse, Ungarisse, nii tulime ju meie eestlased Uuralitest siia. Ja meil on mustlastega väga palju ühist. Ja me hakkasime tantsima tasapisi neid mustlastantse ja kõik läks loogilist radapidi. Ja see selleks istume nüüd siia ja hakkame peale. Allkiri. Allkiri, ole hea. Saad sa allkiri ära võtta? Nii, jah. Allkiri. Aitäh. Nii. Tema siis tegi eestikeelse tõlke, eestindas seda Carmeni teksti. Kõvaga aga Carmen, nii-öelda seda C-ga Carmenit meie ei tee. Tõlge on hetkel veel natuke must, peab veel korrigeerima. Tänagi jõuame võib-olla võrdluseks kuulata. Ja jõuame loomulikult. Siin ennist te kuulsite prantsusekeelset, seda originaalversiooni, kuid nüüd, olge valmis, eestikeelne versioon Habanerast. Ja kui kellelgi on tõlke osas parandusi, soovitusi, nüansse, siis tulge mulle lahkelt ütlema, ma olen valmis kõike seda kaaluma. Aitäh teile! Siin ongi üks väga oluline tõlke nüanss. Kas ma laulan selle taas või taas? Sellepärast, et Carmeni puhul on kõige raskem sõnaliselt see, et ta peab pidevalt minema tõusvas joones, et vaikselt, aga katkematult kasvada. Aga samas, koor tahab pidevalt peale joosta, ilusaid laule laulda ja siis jälle ära joosta lavalt, mis on jäänuk koomilisest ooperist. No meie töötame küll partituuri väga põhjalikult läbi, enne kui lavale lähme. Muide, kas te teadsite, et meie teiega oleme mitmed korrad koos laval olnud? Teie solistina, meie kooris. Me oleme mitu korda teiega koos prantsuskeelset Carmenit juba Tartus teinud. No siis, kui te veel Eestis laulsite. Oi, väga huvitav. Ma ei teadnudki. Ma väga vabandan, aga väga tore. Mul on alati nii suur hirm, silme eest on must. ma tõesti vabandan, et ma teid ära ei tundnud, aga väga meeldiv. Hakkab meenuma.
tuleb tuttav ette? Jaa, muidugi. Me oleme ju taustategelased. Hea küll, nii, hakkame peale. Meil on siin üks roos ja nüüd meil on suurepärane võimalus. Päris Karmen näitab meile, kuidas seda õiget Karmenit mängitakse. Võta roos. Palun. Mikitale seda. Jah, võib. Pilk on väga hea, aga alguses sa viskad selle Joseele vastu rindu, nagu väljakutse või nii, eks? No nii, väga hea. Kuidas sina teed oma Karmenist Karmeni? Kuidas sa meeste suhtes põlgust üles näitad, sülitad nende peale kindlasti ja käsipuusa muidugi? No, ilma kontekstita ei ole seda tegelikult nii lihtne teha. Muidugi, aga no ikka kergitad ju kleiti natukene ja mina teen oma mehele näiteks nii. Ma ei oskagi niimoodi kiirkorras siin tegelikult illustreerida. No, aga istub ju siia. Nii, meil on täna õhtul ju tegemist ka siiski eelkõige Fundraiseri ja eelmüügiga. Hurraa! Kuule, küsi nüüd päris Karmenilt. Just, täpselt nii. Kuidas teil õnnestub ühte ja seda sama rolli nii palju huvitavalt teha? Kas see on ikkagi huvitav ning samas keeles? Jaa, see on väga huvitav. Karmen on iga kord erinev, kuid peamine on kuulata muusikat, respekteerida helilooja ja dirigendi valikuid, lavastaja otsuseid, usaldada on kõige raskem, säilitades annus illusiooni vabadusest. Ja kui oled muusika keskel kasvanud nagu mina, hakkad ühel hetkel vihkama sõna kontseptsioon ja lased usaldusel rohkem juhtida. Suured lavastajad ütlevad, et tõde loob usalduse. Kas või tükike tõtt? Karmenit, võtke piseed. Karmenit ja palun võtke piseed, see on väga magus pisee. Mitte tükike tõtt, vaid tükike piseed. Pisee Karmen. See on päris hea nali. Pole viga, baiser on prantsuse keeles musi. Musi, nagu musiküpsis ja musiooper. Küpsis on baiser, mitte pisee. Ja, aga mina ütlengi alati ju pisee Karmen, mitte pesee Karmen. Olge head, laske ringi käima, need piseed. Pisee. Olge head, näed, paneme siit liikuma selle topsikese piseed. Nii, aga Karmen ei ole meil siiski koomiline ooper, bufonaad. Ei, aga ta ei ole ka ooperaseeria, tõsine. Temas on kõik, ta on eluline. Nii, sellega seoses tegin siia pisikese tõlke nüansi elulisusega seoses. Vaadake korra. Ja nagu teate, oli Pariisis ooper Karmeni ajal 5-vaatuseline tõsine ja noobelasi, kus siis eliit ja aristokraadid käisid omale balletitrupist uusi armukesi otsimas. Aga oopera komiik, oopera buffaa või koomiline ooper oli kodanlaste teater, kus tavapered käisid sõlmimas abielusid oma lastele. Lood jutustasid kenadest paarikestest ja miks Karmen skandaali põhjustas, sest laval ilmus naine, kes ei ole respektaabel.
ja see ei ole see, mida sa tood oma noort poega või tütart vaatama, kui sa samal ajal nende selja taga nende abielusid korraldad. No tegelikult on ju oopera komiki jäänused või jäänukid ka Jose ja Micaela duetis, sest Prosper Merimee lühiromaanist, kus kohast see story pärineb, sellist tegelast nagu Micaela ei ole. Ja tema oli siis see tore Nobel neiu, kes oopera komikis jällegi peab olemas olema. No just, et Jose ema tahab Micaelat oma pojaga paari panna. No Jose ja Micaela, nad on mõlemalt maalt, ei tunne linnakombeid, maakad. Kuid siis juhtubki nii, et Micaela tuleb linna. Ja Micaela tuleb linna, hakkab Joseed otsima, toob Jose emalt kirja, linnas kohtab ta Carmenit noort naist, kes viskab teda lillega vastu rinda. Joseed. Kes viskab Joseed lillega vastu rinda ning seega esitab talle väljakutse, kuid näeb temas ka oma saatust. Nii et Jose jääb kena neiukese ja ohtliku naise vahele. No mina siin keeldun kasutamast sõna hoor või prostituut, sest see võiks ju tähendada, et Carmen kuidagi müüb end odavalt või oleks odav või... Ei, see on enesekindel naine, kes elab oma elu nii, nagu tema tahab seda elada. Olla vaba, teha ise oma valikuid. Nii et lõpuks kogu see tragöödia tuleneb sellest ebastabiilsest mehest, kes on valmis hävitama oma elu. Merimee romaanis ütleb Carmen Joseele muide, et kohe, kui ma sind nägin, teadsin, et me sureme koos. No see on mustlaste ettekujutus fataalsusest ja saatuse taju. Hea, et me Micaelat täna siia ei kutsunud. No, keda huvitavad need viielised naised? ei maksa Micaela suhtes ka eelarvamuslikuks minna. No eks mustlaste suhtes me ole kõik veidikene eelarvamuslikud. No meie siiski mitte, meid huvitab ikkagi eelkõige tõlge ja tõlgendus ja kuidas seda ooperit eesti keeles teha. Ja kas me vajame ka Eestis sellist naist või otsime me pigem kuulekust? Ja tõepoolest, kas naine, kes nii väljakutsuvalt käitub, kas teda ikkagi tahetakse? Või on ta pigem miinusmärgiga magnet, tülinorja nii-öelda kukknaine? Meil võiks ta tulla meelas ja tark sügisel. Ega Carmenit on tehtud ju mitmes võtmes. Londonis laulis ta alguses ahvikostüümis, aaria lõpus kiskus ahvirüü seljast ja selle all oli lipsustatud triiksärk ja must pintsak. Väga kihvt. Ja ega ei maksa meie sõnuga siin kohe nii üks ühele võtta, see on lihtsalt selline esimene trafaret, mis pähe tuleb. Jah. Ja milleks küsida pidevalt, mida tahab mees, kui sama hästi võiks küsida, mida tahab naine. Mina ei ole feminist ise. Mina ka ei ole feminist, aga niimoodi on ju lihtsalt aastasadu küsitud, et mida tahab mees. Aga no täna me siin falliliselt seda teemat, seksuaalsuse teemat ei käsitle. Ja ei, rummas meil on seksuaalsus täitsa tagaplaanil, me ei ole mingit tangoklubi, me tegeleme rohkem museaalse tantsuga. Las see seksuaalsus jääb mõnele härjale punaseks. Mõnikord võiks sellest ka rääkida. No ja, sina muidugi. Ja. Mis mina muidugi? Ei, no lihtsalt kui sellest seksuaalsusest rääkida, siis mina tahaks lihtsalt aru saada, et mis asi see seksuaalsus... Jah, ja mulle tundub, et aeg on ehk muusikanumbriks.
Seguidilla on siis Andaluusia rahvatants, mis on Bizet versioonis ühtlasi ka Carmeni aaria, aga Manzanilla on Andaluusia kirsivein ehk cherry. Lõhnast tunda aniisi, mineraale. Ja nüüd saavad kõik ise natuke tausta uurida. Ja, inimesed ju tegelikult saavad aru, et taust on peamine, et määrab just nimelt taust, et sündmused, pöörded, et tipud, need seisavad tausta õlgadel. Nii nagu on Kataloonias inimtorni traditsioon, kus väike poiss ronib 12-meetrise inimestest torni tippu, kastell. Flamenco, fado, romanss, need seisavad kõik mustlaste õlgadel, nagu aaria seisab koori õlgadel. Lavastaja, partneri, orkestri ja dirigendi õlgadel ka. Ja muidugi me kõik seisame ajaloo õlgadel. Me seisame teise õlgadel. Me seisame India ja indiaanlaste õlgadel. Elagu hindud! Hurraa! Elagu hindud! Faabulast siis nii palju, et Bizet ooperi Carmen on mustlanna, kes töötab Sevilla tohutus tubakavabrikus. Seal vabrikus on praegu muuseas Sevilla kuulus ülikool, kus oleks endalgi päris põnev tudeerida. Ja ooperi alguses kohtub Carmen sõduri Don Joseega. Ja Jose on Carmeni nimel valmis kõigeks. Vangis istuma, kontrabandistiks hakkama, aga see kirg võtab üleinimlikud mõõtmed. No minule näib, et Carmen võrgutab meelega Escamillo, kes on toreador ja härjavõitleja, eks ole. No võib ju vaielda, kas ta teeb seda teadlikult, aga näib, et ta kasutab Escamillot, kes on toreador ja härjavõitleja, väljapääsuna kirest, mida ta tunneb Don Jose vastu, kes on siis see tenor, kes seal laulab ooperis. Jah. Ooperi lõpus Jose tapab Carmeni. Keda Carmen tegelikult armastab. Kas Carmen armastab Joseed? Mida publik arvab? Ei armasta. Et armastus on alati. Armastus on alati väga hea, just nimelt. Just nimelt, mina isiklikult ka arvan, et Jose ohverdab liiga palju. Võib ju mõelda, et kui Jose kõik ära ohverdab, siis Carmen ootab just vastupidist. Nojah, see võrgutamine läheb tal veidi liiga lihtsalt. Kui ta on ühe mehe alistanud, valib uue Escamillo. Just, sest see Jose ongi ju pisut nagu loomalik, toores, elajas. Ja peaasi, et pulli saab.
ja ütleks, et Joseest puuduvad mustlastele omased oskused pareerida, mängida, võrgutada, eest ära minna. Ta on sirgjooneline, jämedakoeline mats ja reamees. Nüüd mulle tundub, et võiks taas veidikene muusikat esitada. Muusikanumber.
nüüd istuge. Oh ei, mulle meeldib, kui mees kõnnib noateral, laseb end keerisest kanda nii, et juuksekarva jagu eraldab hukust ja siis saan ma tema juurde tormata, teda lüüa, karjuda, et nii ei tohi ja siis teda armutult suudelda. Jah, aga ega ma ju ei tea, niimoodi naljaga pooleks, kas mu närvid vastu peaksid. Ega ma ju ei taha, et mu armuke pidevalt tundmatusse stardiks marsile läheks või purjust peaga kastelli otsa roniks. Ei saagi päris täpselt aru, mis mu naine nüüd siis tahab siin. Ärge seda meie käest küsige. No ei, võib ju niimoodi teoreetiliselt küll mõelda, aga kui päriselt mõelda? No kui mina lööksin oma naise armukese maha, põmm. Millest sa räägid? Või oma naise. No selle eest mind küll ju keegi rohkem ei armastaks. Ma istuksin vanglas, jääksin täiesti üksi. Mu esimene pruut jättis mind kohe maha, nii kui ma sõjaväkke läksin. Aga elagu Mustlasfestival, Rooma riik on igavene! Hurraa! Võrratu, aplaus! Tule alla, palun. Tule alla, palun. Mul on niigi häbi, et me ise kogu aeg jutustame ja külalisel ei lase üldse rääkida. No aga me leppisime ju kokku, et me ei hakka seda paati kallutama nii, et Jose on halb, Carmen on hea, et kes sina tahaks olla, kes mina olla võiks. Ja me leppisime kokku kodus, et me ei hakka Carmenit siin sildistama. Aga Joseed ja Escamillot võib sildistada, jah? Et naised on inglid, mehed on pahad, jah? Carmen ei ole mingi ingel. No aga mis on siis, jah? Mida minul? No mis on, jah, sinul, jah, mis on? Nii kui midagi on, nii kui ma midagi teen, pean kohe siin taltsaks muutuma. Ei pea taltsaks muutuma. Mustlastest räägime siin. See on fundraiser, mitte mingisugune võistlus. Sa räägid mikrofoni, inimesed vaatavad. Carmenit võib teha mitut moodi. Ja mina tõesti arvan, et ta armastab päriselt Joseed. Kogu see Mustlasfestival oli sinu idee. Kas sa mikri lülitasid välja? Ja ma lülitasin välja, kas mina tahtsin neid mustlasi teha, või? Tore ja Toor, tere tulemast, jah. See oli sinu idee ja mina olin valmis sinu nimel ohverdama. Ohverdama? Mida ohverdama? Mida sa ohverdad siin? Sa produtseerid ooperit, korraldasin festivali. Mida sa ohverdad siin? Ma olen sinu pärast 2 aastat nendes riietes kuramuse põlvedõste tantsu teinud. Kas see ei ole ohverdus? Ei, minu pärast ei ole küll vaja mitte midagi teha. Ei teegi siis või? Sure ära! Sure ise ära. Ma olen sind alati armastanud. Mida sa sõnadega armastad tegudega ka vahelduseks? Kas ooperi fundraiser ja festivali korraldamine ei ole siis tegudega armastamine või? Hea küll. Mis hea? Ja. No mis? Väike paus. Mingi pisik tehniline mingi rike. Tähendab, see asi läks teil nüüd natukene formaadist välja. Et olete väga kirglikud. Ei no mis kirglikud, mina lihtsalt olen kuude viisi ennast teemasse sisse lugenud. Ja mul viskab see trafarett ära, et neid tegelasi tuleb näha nii või naa või nii. Mina ei ole skeem, miks siis neid peab niimoodi nägema? Mis sest, et ma kuskil taustal laulan ja kontserti korraldan? Ülle tahaks nüüd laulda lihtsalt ilma igasuguse kontseptsioonita. Vahel tuleb tuline ka olla. Meil on lihtsalt nii erinevad nägemused. Mina ei ole sul mingi Mikaela. Ära sildista Mikaela. Üks pisee ka põsele. See on pesee. Peas, et ükskõiksed või leiged ei ole. Noh, saite naerda meie üle. Vabandust. Või palun. Väike number. Aga mul lihtsalt viskab pildi nii pimedaks, kui ta hakkab seda tausta niimoodi üksi pulgi siin lahti võtma. Siin ei ole ju lihtsalt mitte midagi uurida. See tuleb hooga ära teha. Mind ajab kogu see ratsionaalsus lihtsalt nii närvi. Passiooni inimeste asemel on igal pool passiivi inimesed, loiud ja leiged. Ei ole üldsegi nõus. Eestis on härga küllalt. Me võime nii härga täis minna, et oi.
kisendab rahvas, ärgub kord siin, kord seal, vält tugev noor, raev ja piim, tahluks muudab ja jälle lööb ja täis on verda reeb. Päästu, kes päästa suudab, mina siis algust teen ja siis korrida on aeg. Tore ja toor on härja võitleja, tore ja toor, võitleja musta silmavaari rõõm, enda värviselt ja sind ootab armurõõm, tore ja toor, sind ootab armurõõm. Ma olen ühe korra areenil käinud ja väga lähedalt näinud, kuidas pulli tapetakse. See Karmeni ümbrus ei ole nõrganärvilistele. See on olelusvõitluse ja ellujäämiskunsti sümbioos. Kõik on kaalul. Haarasime härjal sarvist. Vannas salve kandja. Mustlased joovad palju-palju piima, sest nad loodavad, et nii on nende sisemus valge ja puhas, isegi kui nad väljast on pigem mustad. Paht ehk õnn, seda võib tõlkida ka kui saatus, midagi, mis on veel suurem kui Jumal või kurat, naine, lapsed, traditsioonid. Paht on mustlaste jaoks peamine ja sa ei saa olla paht, kui sa oled seesmiselt ebapuhas. Karmeni jaoks on Josee siis paht ja Karmen ise on ehe paht laiemas mõttes. Ja, nii on. Mustlaste legend räägib, et 2 Rooma sõdurile anti 80 krossi, et nad tooksid sepalt 4 naela, millega Jeesua ben Miriam See on risti siis lüüa. Jeesus Maarja poeg. Aga sõdurid jõid poole rahast maha ja tahtsid seppadelt 40 krossi eest 4 naela saada. Sepad kõik keeldusid. Ja selle eest panid sõdurid nende habemed põlema, lõid 3 seppa odaga surnuks. Lõpuks leidus üks mustlane, kes oli valmis need 4 naela tegema. Aga kuna sõduritel oli juba nii kiire, siis mustlane jõudis valmis teha 3 naela, aga see 4. nael jäi pooleli. Ja see jäi hõõguma. See 4. nael muudkui hõõgus ja hõõgus. Sepp valas sellele vett peale, kuid midagi ei aidanud. See jälitas teda igal pool. Kord pani selle võõrale vankrirattale paigaks või relvale pidemeks. Aga miski ei aidanud. Ta põgenes selle eest järgmisesse linna, see järgnes talle see nael ja muudkui jätkas hõõgumist. Ja nii põgenevad mustlased siiamaani hõõguva ristinaela eest. Rännates mööda ilma ja ainus vahe meie ja mustlaste vahel ongi see, et meie tahame oma ooperit etendada siinsamas Tartus, aga nemad teeksid seda ilmselt rändooperina igas Eesti linnas, kuhu nad jõuavad. Aga mis on meie paht? Kui
peakski meie sügisese lavastuse finaalis Carmeni hoopis risti lööma. Mitte Jose ei tapa teda noaga, vaid suure sepanaelaga ja naelutab Carmeni ooperi lõpus risti. Sest me kõik ju tahame mingil moel kas või alateadlikult Carmenit risti lüüa. Väga põnev vaatenurk. Nagu libahunt. Nii, aga kui nüüd kellelgi tekkis suur ooperi isu, siis saab meie ooperit, sügisel etenduvat ooperit, siinsamas kohe toetada. Meil on piletid kaasas, ärge muretsege, keegi midagi praegu maksma ei pea, aga võib. Aga võtke palun kõik pilet ja sügisel siis juba maksate kohale tulles sularahas otse meile. Aga ärge muretsege, palun võtke praegu pilet, jagage kõigile. See kõige parem toetus on see, kui võtate meie pileti, levitate head sõna ja tulete kohale. Imeline, meil on nii targad taustafiguurid, mitte lihtsalt figuurid. Väga lummav. See on muideks kompliment teie mehele. Ma olen valmis siin samas ära armuma, kui te selleks muidugi loa annate. Ma ei anna. Igatahes tehke nii, et elus oleks suurt armastust rohkem ja pisiarmastust vähem. Elagu suur armastus. Me täname teid väga ka selle allkirja eest, see on meile väga suur toetus. Ja, millele ma andsin lepingule, eks? Ja ostumüügilepingule, et meie ostame teilt nagu sellel Fundraiser üritusel osaluse, aga raha reaalselt tegelikult ei liigu. Temaga tegite ka või? Ja temaga me tegime siis selle teksti peale, et see kõva kaaga eestindatud Carmen, millel originaaliga on üpris vähe pistmist, see on tema intellektuaalomand, aga seal ka raha otseselt ei liigu. Miks see raha siis ei liigu? Ruma vahendid on väga piiratud. No, me teeme mustalt seda festivali, mustlased ikka mustalt. Ma pean oma agendiga konsulteerimast, kui minu nimi sellega seotud on, minu maine. Ja maine elu on kord nii, kord naa, alati ei tule välja. Me oleme juba otsustanud, et me teeme kas mustalt või üldse mitte. Ei no ma laulan ka mustalt. Ma laulan puhtalt. Minu agent võtab teiega ühendust. Väga mõistlik. Nii teemegi. Kõik ei ole kuld, mis hiilgab ja raha pole elus peamine. Väga mõistlik. Muidu lasen musta kassi välja, tuleb siin vasakult paremale üle lava. Miau! Ära kassi välja lase. Ei lase kassi välja, Peemat on puuris, ära muretse. Aga sellega on meie tänane tuluõhtu läbi. Tõstame kõik käe püsti. Tõstame kõik käe püsti. Käe püsti, lehvitame natukene, lehvitame. Kõik tõstavad käed püsti. Aitäh. Paneme pöidla nii. Ja nüüd hoiame seda pöialt, et meie etendus ikka hästi välja tuleks. Aitäh! Aitäh teile! Ja olete väga armsad, võrratu! Tee nüüd eesti keeles veel. Ja.